Hea lapsevanem, oled jõudnud järgmise õpiampsuni. Täna tuleb juttu koostöisest õppimisest. Koostöine õppimine toimub enamasti koolis, kui õpetaja võimaldab õpilastel koos tegutseda, kuid mõnda head nippi saab ära kasutada ka kodus. Tõhusaks õppimiseks peab õpilane õppimise ajal aktiivne olema. Teadusuuringud näitavad, et kõige ebaefektiivsem õppimise viis on tegevusetult kuulamine ja kohe selle järel lihtsalt lugemine. Kõige efektiivsem õppimise viis on aga iseõpetamine ja kellelegi teisele teema seletamine. Täna vaatame näiteid, kuidas sedamoodi õppimist ka kodus toetada. Kodus saab hõlpsasti rakendada järgmisi õppimisviise. Kellelegi teisele seletamine. Õpilane räägib mõnele pereliikmele seda, mida ta juba õpitavast ainest teab. Selgitab, kuidas ülesande õige lahenduskäik on või kuidas ta ise mõnda probleemolukorda lahendaks. 1/3 ajast kordan, 2/3 ajast harjutan. Seda on hea kasutada näiteks luuletuste päheõppimiseks või ettekanneteks ettevalmistumiseks. Oluline on, et õpilane lisaks materjali kordamisele saaks ettekantavat teksti valju häälega päriselt läbi harjutada. Esinemine muutub sujuvaks ainult läbi praktiseerimise. Kõva häälega ülekordamine. Õpilane harjutab näiteks võõrkeele sõnu, lugemist või erinevatest tekstidest kokkuvõtte tegemist valju häälega. Algklassides on kuuldava häälega lugemine loomulik. Seda tasub jätkata ka hiljem ning kasutada seda muuhulgas näiteks loetust kokkuvõtte tegemiseks. Oma mõtteid kõva häälega välja öeldes tuleb need lauseteks ja terviklikeks mõteteks formuleerida ning seeläbi saab info korrastatud ning tekivad tugevamad seosed. Küsimustele vastamine aitab vastajal oma vastuseid läbi mõelda ja niimoodi saab ta kõige kiiremini tagasisidet õpitu omandamise kohta. Mis on selge ja mida tuleb veel korrata? Ja nüüd konkreetsete näidete juurde. Kadri peab harjutama matemaatikas protsentülesannete lahendamist. Kadri saab hästi hakkama tüüpülesannetega, kuid protsentide olemuse mõistmine on tema jaoks keeruline. Selle asemel, et ülesanded järjest näidete järgi ära teha, õpetab Kadri protsentülesannete lahendamist kellelegi teisele. Ta selgitab kuulajale kõva häälega oma lahenduskäike. Kuulaja kuulab, vahepeal küsib juurde, miks just nii? Kadri saab selgitada, miks ta midagi teeb, kuidas lahenduseni jõuab ja mida saadud vastus päriselt tähendab. Oma mõttekäigu lahti seletamine ja kellegi teise õpetamine aitab seoseid kinnistada ja tehtavast päriselt aru saada. Peeter peab õppima selgeks selgrootute loomade tunnused, elupaigad ja eluviisid. Koolis on nad teinud selgrootute loomade kohta mõistekaardi. Selle asemel, et mõistekaarti vaadata ja mitu korda üle lugeda, selgitab Peeter mõistekaardi abil teemat oma õele. Esimene kord hoiab ta mõistekaarti enda käes ja vajadusel tuletab selle abil endale teemat meelde. Teisel korral annab ta mõistekaardi õe kätte ja palub tal kontrollida. Lisaks võib õde temalt küsida mõistekaardi toel küsimusi. Erinevate tõhusate strateegiate kooskasutamine suurendab selgeks saamise tõenäosust. Kui õpitav kõva häälega seotud jutuna esitada, kinnistuvad nii seosed kui õpitu üldiselt paremini. Estril oli vaja koostada plakat ühest planeedist ja seda tuleb järgmisel päeval kaasõpilastele tutvustada. Estri plakat on valmis, kuid esitluse osas tunneb ta ennast ebakindlalt. Ester teab, et mõistlik on veeta 1/3 ajast korrates ja 2/3 ajast harjutades. Ta võtab 10 minutit selleks, et vaadata üle oma plakat ja panna kirja märksõnad või laused oma esitluse kohta, mida ta kindlasti tahab teistele rääkida. Seejärel võtab ta 20 minutit kõva häälega harjutamiseks ja teeb seda sellises järjekorras. Kõigepealt peegli ees endale otsa vaadates. Seejärel kaisukarud ja koduloomad reas kuulajateks. Lõpuks pere diivanil publikuks. Mõeldes tundub kõik lihtsam. Alles kõva häälega välja öeldes saame aru, mida me ei tea ja kus konarused tekivad. Tiinal on vaja õppida võõrkeele teksti ilmekat lugema. Ta loeb juttu ühe korra vaikselt, aga seejärel juba kõva häälega sarnaselt ettekandeks valmistumisele. Kõigepealt peegli ees, seejärel kaisukarud ja koduloomad reas
ja lõpuks pere diivanil. Ka siin kehtib see, et mõeldes tundub kõik lihtsam. Alles kõva häälega välja öeldes kuuleme ja saame aru, kus vead tekivad. Tänases õpiampsus kuulsid, kuidas kasutada koostöise õppimise nippe ka kodus. Aitäh, et olid meiega! Soovime sulle põnevat katsetamist, eksimist ning oma perele parima võimaliku lahenduse leidmist. Kohtumiseni järgmises õpiampsus juba uuel nädalal.